tere! Räägime trimmipea täitmisest trimmitamiiliga. Antud juhul on minu käes trimmer GT222 ES. Sellele trimmerile kulub 2 meetrit tamiili. Mõõdame kõigepealt välja tamiili. Trimmitamiili pikkuse saate teada ka oma kasutusjuhendist. Ehk siis mida suurema diameetriga on trimmitamiil, seda vähem tamiili kulub. Aga kindlasti ei tohi trimmerile siis panna liiga jämedat tamiili, et mitte mootorit üle koormata. Nii, seejärel mõõdame tamiili 2 võrdseks osaks. Painutame aasa tugevalt kokku, et moodustub selline tugevam kolmnurk. Seejärel avame trimmipea. Trimmitamiili paigaldamiseks tuleb trimmipea avada. Siin on vastavad kõrvad, millele vajutades saab trimmipea lahti. Jälgige, et trimmipea seest ükski detail kaduma ei läheks. Näiteks võib olla mõnel trimmipea sees vastav vedru. Nüüd tõstan trimmipea seest välja trimmi pooli. Trimmi poolile on märgitud kerimissuund. Ehk siis selles suunas tuleb trimmitamiil peale kerida. Eelnevalt tekitatud aasa panen pooli keskele ja kerin tamiili mõõduka pinge all poolile. Jälgige, et tamiil jookseks paralleelselt. Ärge kasutage liigselt jõudu. Kui olete tamiili peale kerinud, kasutage nüüd abikõrvasid, ehk siis trimmitamiili pooli peal on sellised vastavad kõrvakesed. Paneme tamiili nendest kõrvakestes läbi. Hoiab tamiili poolil juba kinni. Seejärel võtame trimmipea alumise poole. Ja nüüd vabastame siit abikõrvadest trimmitamiili ja tõstame läbi suudmikke. Ja nüüd ei jää meil muud teha, kui trimmipea kokku vajutada. Jälgige, et kõrvad oleksid mõlemalt poolt korralikult fikseeritud ja võtke tõmmake trimmitamiilidest. Nii, trimmer on nüüd niitmiseks jälle valmis. Head niitmist!